videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Nädal läheb edasi vääramatult kui saatus ja kuhugi ta ikka välja jõuab. Prognooside kohaselt nädal jõuab lõppu nagu nii mõnigi asi, aga see lõpp on veel täna kaugel, ei ole midagi parata. Olge tänatud muidugi kõik, kes te aitate Nõmme raadiol liikuda vääramatult kui saatus selle sama lõpu poole, ehk siis edasi ja toetate Nõmme raadiot nii nagu maitse ja fantaasia võimaldavad. Aga täna on meil stuudios ei keegi muu kui herr doktor eks-riigikogulane Viktor Vassiljev. Ja Viktor, mis siis sul sellest nädalast ja sellest vahemikust, kui sa eelmine kord siin olid, silma, kõrva ja mujalegi on jäänud? Ja tere, head raadiokuulajad ja klippide vaatajad. Silma ja kõrva ja ka mõistusesse haakus see, et ilma teada ikka valetab. Aga ei, see on hea, sest ilm on praegu ilus. Ma ei tea, kas kogu Eesti kohal, aga meil siin Tallinnas paistab päike. Muru kasvab mühinal, nii et kodus on vaja muru niita. Ma siiamaani olen kuidagi laiska joont hoidnud, aga ei, täna ei ole muud parata, kui tuleb ikkagi asuda asja kallale. Aga maailmas toimub tunduvalt suuremaid asju kui mingisuguse muru kasvamine. Eurovisiooni võistlus toimus ära. Tommi Käss sai tubli 3. koha ja teised ka kõik lausid nii, kus suutsid ja päris huvitav oli vaadata, miks ka mitte. Mingi tankerite sõda toimub kuskil Soome lahel, kaaperdatakse, peetakse kinni, mida iganes kõike kontrollitakse, kas ikka Gabonil lipuga koos on ka kaptenil gaboonikeelsed paberid olemas. Eks sellist asju toimub meie rahutusmaailmas praegu ei ole parata ja küllap neid tankerid veel peatatakse. Aga Trump kuulutas välja, nagu öeldakse, kuulutas välja või lubas välja kuulutada plutooniumi pommi sarnase sanktsiooni, et lausa 500% kõigile riikidele, kes ostavad Vene naftat, see on siis Hiinale, see on Iraanile ja nii palju, kui mina sain aru ka Slovakkiale ja Ungarile. No jah, meie Venemaa naftat ei osta, nii et peaksime rõõmustama selle üle või mina ei tea. Aga eks suures maailmas toimub suuri asju, väikses maailmas toimub väikseid asju ja muidugi suurepärane uudis, mis eile tuli, et juba tükk aega arutati Euroopa Liidus, mitte Euroopa Liidus, vaid Euroopa Liidus arutati poliitreklaami, valimisreklaami, et nüüd ja valimisreklaami mingil reklaamplakati, kuhu juhuslikult võib ka kellegi Viktor Vassiljevi nägu peale sattuda, peavad peenikeses kirjas, aga olema kirjutatud, kes maksis, kui palju maksis, suures kirjas, et see on ikka poliitiline reklaam, et seal on ikkagi aru saaksid, et sellega ei reklaamita mitte kellegi aluspõkse. Nii et kuidas see kõik nüüd toimuma hakkab, ma ei tea, kas pastakas, mis on kandidaadi nime valimisnumbriga, kas sinna peab ka olema trükitud, et see on reklaam pastakas, sellega tehakse poliitilist reklaami, nii edasi. No küll see Euroopa Liit oskab ikkagi asju välja mõelda. Oskab. Vanasti öeldi, see oli sügaval nõukogude ajal, kui keegi sai mingi lollusega maha, et ei ole Venemaal talentide põuda ega ideede ikaldust. Nüüd trumpab Euroopa Liit meid üle. Muide märkusena ma ütleksin sulle, et täna varahommikul ma juba lugesin, et sooja ei ole kauaks, kohe läheb külmas. Ma edasi ei lugenud, kas hakkab tulema rahet või lund või ma ei tea mida, aga hakkab tulema. Ja muidugi jama ajamise võistluse võiks konkurentsitult võita. Ma ei hakka ütlema, see on siukene ennustamine, otsust ei ole veel langetatud, et kes kõige rohkem jama on ajanud. Aga Viktor, mul tekib üks küsimus. Esiteks,
inimestesse suhtutakse nagu debiilidesse. Ja. Ma tahaks näha seda jekimit inimest, minusugust, kes nähes mingisugust plakatit, poliitreklaami plakatit, mille peale on kellegi nägu, mille peale võib öelda nii nagu nõukaajal öeldi, et nui morda, kes hakkab sinna lähedale minema ja uurima, et kes see siis maksis ja kes see ei maksnud ja ei, no seda ma ei usu, et see nüüd sihukese lõusta eest maksis. No, aga ütle mulle palun, sa oled elus mõned diagnoosid kindlasti pannud. Vaat on olemas, eile just sai vesteldud siin Maik Kalamusega, üleeile Andres Raidiga ja kogu aeg käis niimoodi tok, nagu rähnikene toksis kuklasse. Poliitik, millistele, ma ei saa öelda, et haigustunnustele, aga millistele tunnustele peab vastama poliitik, sest on olemas noor poliitik. Vana poliitikut, ühe sõnana kirjutatult ma ei ole näinud ja mitmed jeekimid võtavad ise endale tiitliks poliitik. Mis see on ja kas see läheb ka üle või sellesse surrakse? No tubli külamees Juhan, kes oma naabri mehega sauna eespingikesel istudes manustavad tublit kodumaist õlut, millest nad räägivad poliitikast, sõimavad poliitikuid. Nad on ju siis ka poliitikud, nii et poliitik on ääretult lai mõiste ja ei saa öelda, et talumees Juhanil ei oleks mõju poliitikale. On küll sellepärast, et tema annab ju valimistel hääle kellegi poolt, naabrimehe poolt heas usus ja lootuses, et järsku saab naabrist valla vanem, eks ole, siis võib asjast ka mingit kasu olla. Aga poliitik, minu meelest ja ikkagi vaadates plakatit, normaalne inimene peab ikka aru saama, on see muruniiduki reklaam või on see poliitreklaam. Aga kes maksis? Kes maksis? Sina, kes sa vaatad seda plakatit, ise ju maksidki, sellepärast et lõppkokkuvõttes, kas see raha tuleb nüüd erakonna arvelt, annetajate arvelt, riigi poolt eraldatud, erakonnal eraldatud toetusandmelt, lõppkokkuvõttes see raha korjatakse ikka ju elanikelt kokku, nii et ikka sina, peremees, kes sa vaatad seda plakatit, vaata uhkelt, vaata veel kord, sina maksidki selle kinni. Kükloobi fenomen, mida me teame juba Odüsseiast, et ise tegin. Ja muidugi need ätid, mutid või kes seal õlut libistavad ja arutavad, nagu sa ütlesid, poliitika teemadel. Vaat, ma vaidleksin. Nemad on siiski kiibitsejad. Mäletad terminit Bikini ja Žiljet, Pikee-vestide klubi? Need olid ka mingisugused, kes arutasid, et ei, Chamberlainile naljalt näppu suhu ei pista, ammustab ära või umbes niimoodi. Vaata, kiibitsejad, targutajad, kiibitseja kõige tuttavam on see termin mulle bridži mängust, kui mäng lõpeb ära, keegi nagu võitis, keegi nagu kaotas ja siis hakkab keegi sonima, et vaat oleks ma seal siis visanud risti kuue ja pärast seda hakanud kuningat lõikama. No ta sonib, ega keegi ei pööra sellele tähelepanu, aga võib ju öelda ka, et ta on aktiivne mängija, ta sekkub mängu igat pidi või kui eestlane või muul viisil, nagu klassikud ütlevad. Ei, need, kes libistavad õlut ja arutlevad poliitikaga seonduvatel teemadel, need on samasugused targutajad kui Eurovisiooni pingeridade koostajad või mingile saatele patoloogiliselt kaasaelajad või ma ei tea, seriaali sõltlased, nad peavad seda seriaali nägema, kuigi igas seerias on sisuliselt üks ja seesama, ainult et kutid seisavad teises järjekorras.
No ja mis puudutab kiibitsejaid, siis ma ütleks, et kõrgeim valitav kogu Eestimaal ehk siis Riigikogu, eks ole, 101-st on vähemalt 79 ka kiibitsejad, ega nemad midagi suurt ei otsusta, aga nemad räägivad, kiibitsevad oma fraktsiooni koosolekutel, komisjonide koosolekutel, nad kiibitsevad, räägivad kiibitsejad, aga lõpuks, kui algab Riigikogu istung, siis on neil käsk ees, et selles päevakorrapunktis vajutada punast. Ja kui keegi fraktsiooni koosolekul küsib, et miks punast, siis öeldakse, värvi pime oled või? Öeldud ju, et punast. Nii et pärast kiibitsevad veel kui palju. Aga et oleks teinud nii, oleks teinud teisiti, on tore poiss, oleks tädil rattad all ja need teised sõnad, eks ole. Mul ei ole kombeks mitte kunagi öelda, et oleks ma teinud nii, oleks ma mõtlen nii. Ei, kui ma mõtlen ise, mida ma tegin, kas ma tegin õigesti või valesti, oleks võinud teistpidi teha, ja siis ma mõtlen küll, et oleks. Aga ütlen ma teistpidi, ma ütlen niimoodi, järgmine kord vot ma teen teisiti. Järgmine kord ma mõtlen tulevikule, aga mitte minevikule. See, mis minevikus toimus, see on tehtud ja seda pole mõtet isegi kahetseda. See on möödanik sellest. Ei, möödanikku ei pea mitte unustama, seda peab kõvasti meeles pidama. Alati ei saa sellega hoobelda, aga tuleb kõvasti meeles pidada ja võtta õppuste. Sest no ikkagi ka oma vigadest tuleb õppida, kuigi räägitakse, et tark õpib teiste vigadest, rumalam õpib oma vigadest, aga loll see ei õpi üldse. Jah, Hiina vanasõnagi ütleb, et see, kes minevikku endaga kaasas veab, see elab rasket elu. Tähendab seda nagu öelda, et vähemalt ma mõistan nii, et 79%, kui nad üldse kõnepuldini jõuavad, käivad seal lihtsalt edvistamas. Et vaata, kuidas mina oskan ikka sõnu seada ja minu suust peate teie tõde kuulda saama. No ja pärast ma vajutan seda punast nuppu, nii nagu öeldi. Jah, valitav kogu, ta ongi läbi lõige rahvast ja valdav enamus rahvast, ükskõik millise riigi homast, nii kaua kuni revolutsiooni ei ole. Rahvas ikkagi jookseb kaasa nendele käsulaudadele, mis ülevalt kuskilt mäe otsast neile antakse, eks ole, olgu valimisreklaami või ajalehe artikli kombel, aga nad ongi kaasajooksjad, kuid valitavas kogus peab olema mingisugune mass otsustajaid, sest see tähendab vastutuse hajutamist. Ei ole mitte niimoodi, et kuningas näed ütles ja nüüd kõik jookseme rappa, eks ole. Ei, Riigikogu, parlament otsustas hulk tarku ja kogu rahva poolt valitud inimesi, järelikult kõik see rahvas otsustas nii. Nii et tõstame aga maksusid, eks ole, Riigikogu noogutab kaasa, järelikult sina, peremees, otsustasid iseendal maksusid tõsta. Siin miski ei klapi. Kui pole revolutsiooni või kuni pole revolutsiooni, kuidas sa väga ilusti siin oraliseerisid, aga revolutsioon ei saa toimuda organiseerimatult. Revolutsioonil peab olema juht, sest muidu on tegemist lihtsalt mingi kaootilise rüüsteretkega, pärast on kõik puruks pekstud, inimesed, kes osalesid, muutuvad massist taas inimlaadseteks ja ei saa mitte essugi aru, mis see siis nüüd on. Maha põletatud, puruks pekstud, ilusad asjad ära rikutud. Noh, jaa, ei, revolutsioon on mu meelest mingisuguse abstraktse opositsiooni eneseväljendusvahend. Siin me peame tegema vahet, mis on revolutsioon ja mis on mäss. Mille poolest üks revolutsioon on kodanlik ja teine ei ole? Vaata, siis kui oli see Venemaa nii-öelda veebruari revolutsioon veebruaris 1917, ega nemad seda, kes tegid revolutsiooni ja kes seda üritasid maha suruda vastu võitlesid, kumbki pool ei nimetanud seda kodanlikuks revolutsiooniks. Kodanliku revolutsiooni nimi pandi sellele tunduvalt hiljem juba nõukogude ajaloolaste poolt. See ei olnud
oma tekke momendil kodanlik revolutsioon. Aga revolutsioon on siiski mingil määral organiseeritud tegevuse, sellepärast et on mingi huvigruppe, kus on veidi enam haridust saanud inimesi, kes siis hakkavad juhtima üles tõusnud rahvast, aga mäss, see on juhitamatu. Näiteks lähme ajas tagasi 1789, 14. juuli, Prantsuse üles tõus, eks ole, kui Louis XVI löödis pea maha, eks ole, no mitte 14. juulil, vaid natuke hiljem, aga kui Prantsuse rahvas tormas vikatite ja hangudega Versailles lossi poole, ega seal mingisugust erilist organiseerimist ei olnud, see oli rahva ülestõus, rahvamäss, aga hiljem juba tekkisid nagu sõnniku hunniku peal kasvab kõrvits, eks ole, tekkisid juhid. Kellel ka ei läinud hästi, revolutsioon, nagu öeldakse, sööb oma poegi, sõigi ära. Mis puutub nüüd Versaillesse, siis... Aga kes oli Versailles, tähendab, just selle ülestõusu pealik, juhtfiguur? Me ei tea, pole ühtegi nime. Ei ole. Ja juba kauges kaunis lapsepõlves, no lapsepõlv ikka on kaunis, sellepärast, et kui sa ta üle elasid, siis oli ju kihvt. Juba siis tekkisid mul teatavad kahtlused, et see Versailles on muidugi suur, aga ega kogu rahvas seda nüüd ka rüüstama ei mahu. Kindlasti mitte ja need olid ikka ümberkaudsed talupojad, sellepärast et nemad nägid seda Versailles lossi. Need, kes elasid kuskil kaugemal Rooni ja Loari kallastel, nemad ei näinud Versailles lossi. Nemad teadsid ainult muinasjuttu, et lossis elab suur draakon, sülitab tuld ja õgib kahe suupoolega neitsisisid. Jaa, need õgib neitsisiid, aga draakoni eite Marie Antoinette, see sööb ainult puhast kulda ja briljante. Sellepärast, et Marie Antoinette kulla ja briljandi janu väidetavalt või himu väidetavalt see viiski maksude tõusule ja rahvõõrast tõusule. No loll, kes põhjust või põhjendust ei leia. Aga vaata, see on nüüd jälle, no see läheb minu meelest sinna slaavi kultuuride kanti, aga me oleme piisavalt vanad, et seda teada. Näiteks nimi Ivan, üldjuhul tähistab see siiski, tähistas vähemalt nii, nagu ma kuulnud olen, juhti. Ja kui me nüüd võtame ühe kuulsa Ivani, kes Poloveenetseid juhtis, mitte küll vabatahtlikult Sussaninit pean silmas, ja viis nad kuhugi sohu. Poolakad, ta viis poolakad sohu, poolakad. See oli Need ei olnud Poloveenetsid. See oli, tähendab, poolakate pealetung Moskvale, kusjuures üsna ohtlik. Poola oli tol ajal päris suur riik, mis liitis enda alla Leedu, mingi osa Ungarist ja veel midagi, ta oli päris võimas. Nii et poolakad oleks peaaegu kuni Moskvani jõudnud ja Sussanin siis väidetavalt juhtis nad sohu, nii et nad Moskvani ei jõudnudki. No see Moskvani jõudmine, vaata, siin aetakse poolakaid ja Napoleoni ju kohati anaalides, ma ei öelnud aanustes, anaalides aetakse segamini, et kes siis mida tegi ja muidugi on alles ka Napoleoni kiri, sel ajal vist valitses Venemaal Aleksander, ma ei tea, mis number ta oli, ma ei julge 3. öelda, aga noh, hüva. Ja see kiri oli võrdlemisi, kuidas nüüd öelda, familiaarne. Ta nimetas ju Venemaa pealikut oma kalliks vennaks ja seda, et see põletamine, see ei ole ikka nagu tema rida ja ühesõnaga siin me lähme ka rappa, sest ajaloolased hiljem otsustasid, et vaat nii see oli just nagu selle Uue Testamendi värgiga, et pärast sündmust ennast oli 300 aastat nagu päris tühja, mitte midagi ei olnud ja siis avastati, et vaat nüüd
nüüd võiks selle teema välja tuua, miks küll? ja, sest aeg oli nii palju mööda läinud, et võiks nagu üritust korrata, kus juures 1812. aasta sõda ja teine maailmasõda, seal oli väga palju sarnast, kas või see, kuidas nad algasid. Aleksander Esimene oli Venemaa imperaator tol ajal. Nad olid ju Prantsusmaaga sõbrad ja ka Napoleoniga olid sõbrad ja koos nad arutasid mingeid plaane, vist mingid väiksemad sõjakäigud olid ka, ühiseid paraade peeti nii kaua, kuni mindi tülli ja siis tuli Napoleon Venemaale kallale ja lõpuks peksti ta seal minema ja siis Aleksander koos siis oma liitlastega, koos Wellingtoniga, nemad siis pidasid suurt võitu agressori üle. See on jälle omamoodi, noh vaata, eks see Susanini teema ja poolakad, see on üks asi. Teine asi on 1800 kõksuga tehtud ilusad maalid, kus arutatakse, no seal on nii, sa ütlesid, et Aleksander Esimene. Ei ole midagi, keegi peab sest esimene oli paraku esimene Aleksander, aga ma tean kindlalt, et Aleksander pidas selle Napoleoniga. No see oli see Aleksander Vol 1, kõige esimene oli Aleksander Suur. Seda küll, aga ta kahjuks või õnneks ei olnud mitte Venemaa imperaator. No jah, ta ei olnud venelane, ta oli nagu ta oli ja sellepärast ära surigi, et ta oli nagu ta oli. Aga maalide peal on ju kenasti näha, et nii Aleksander kui Napoleon peavad läbirääkimisi mingite kuttidega, kellel turbanid on peas. Aga loomulikult... Kust need tulid? Kust need tulid? No aga mitte ilma asjata, nüüd alles hiljuti 9. mail, kui Hiina seltsimees esimees tuli Putinile külla, eks ole, Putin pidas tükk aega mölises ja pidas kõnet ja ikkagi meenutas, kuidas suur Hiina suures sõjas oli kandnud suuri kaotusi, oli põhiline liitlane, mida iganes kõike. Siiamaani me nagu ei mäleta, et oleks kuulnud mingeid kangelastegusid hiinlaste poolt teises maailmasõjas. Aga nüüd, no muidugi nad ei ole turbanitega tegelased, aga teises maailmas toimus ju küllalt palju sõjategevust seal, kus on naftat, nii et turbanid olid kindlasti kohe mängus ja ka esimese maailmasõja puhul Napoleon tegi ju suure sõjakäigu Egiptusesse, kus ta pidas väga kuulsa kõne oma sõdurite ees taustal olid püramiidid ja ta ütles, ma prantsuse keeles ei oska seda korrata, aga ta ütles, sõdurid 5000 aastat ajalugu vaatavad teie poole ja nõnda edasi. Nii et turbanid on alati mängus. Ja turban on turban ja muidugi see Hiina esimene maailmasõda sinna sekkus Jaapan, teise ka kuidagi kummaliselt. Tähendab, vaata see sõda... No Jaapan sõltub sellest kummalt poolt vaadata, kui vaadata USA poolt, siis nad usuvad siiamaani, et teine maailmasõda oli USA ja Jaapani vahel ja siis veel mingisugused Euroopa kutid seal sekkusid, Saksamaa ja mingi Stalini Venemaa, kelle pool nad olid, ilmselt japside poolt. No nemad tapsid ilmselt Euroopa omad, ma pean silmas tapsid juute ja tegelesid sellega ainult. No, aga tõeline sõda oli United States versus Japan. Jah, ilmselt niivõrd kuivõrd. Ei, no loomulikult see ameeriklased mitte iialgi ei unusta Pearl Harborit, eks ole, ja sealt siis ka lõpuks tuumapommis, 2 pommi, mis ehiti, üks Hiroshimale, teine Nagasakile, pärast seda, kui Saksamaa oli kapituleerunud, aga see ameeriklasi absoluutselt ei kõigutanud, sellepärast, et kuskil Euroopas mingi sakslaste kapitulatsioon, mis siis? Nemad pidid hävitama Jaapani, seda ka tegid. Seda nad ka tegid, no niivõrd kuivõrd jälle, sellepärast, et Hiroshima ja Nagasaki, need kasvasid üles tagasi küllaltki kiiresti ja midagi. Aga vaata, võtame jälle 1812. sõja ja teise maailmasõja, et no ütleme, et Aleksander Esimene oli
14. oli võitja, eks ole, ütleme. Aga Prantsusmaa arenes ju küllaltki kiiresti ja temast sai tunduvalt arenenum riik kui Venemaa. Ja samamoodi teine maailmasõda, et venelased väidavad, et nemad alistasid Saksamaa, surusid ta põlvili, Saksamaa oli varemetes ja juba mingi 10-15 aasta pärast oli Saksamaal väga hästi arenenud majandus ja huvitaval kombel Saksamaa kaotas sõja, aga nemad ehitasid Mercedes autosid, eks ole, igasugu muud tehnikat, mis oli tunduvalt parem kui venelaste oma ja Vene dissidentidel oli ka siuke nali, et oleks Venemaa selle sõja kaotanud, siis venelased sõidaksid Mercedestega ja sakslased Žigulidega. Mine sa tea, segane on see värk kõik, aga tuleme nüüd tipa-tapa Eestisse tagasi, see meil pidavat elu minema päevast päeva paremaks. No ja muidugi, kui maksud tõusevad ja elanik on suuteline neid maksusid maksma, loomulikult läheb paremaks. Kas on kinnitusi, et kõik suudavad neid maksusid et maksta? Kõik suudavad, no ma ei tea, siiamaani ei ole veel lehes kirjutatud, et suur hulk ei jõua maksusid maksta. Üldiselt ajaloost tuleme tagasi kas või 1789. aasta juurde, kui ei jõua maksta, kui sa ei leia raha, siis sa leiad selle sama vikati ja hangu. Julgen meenutada siin issand aastat 1799, kui nüüd täpselt öelda, siis 8. jaanuari, mil juba meie käsitletud teemal Suurbritannias kehtestati tulumaks ajutise maksuna, et rahastada sõda Napoleoni vastu. Minu meelest see sõda on siis jäänud kestma ja jätkub ja kindlasti on tuvastatavad ka õigusjärglased, Napoleoni omad ma pean silmas, et ega tema ei saanud ju kaotada, muidu oleks tulumaks ära kadunud. Jah, no tulumaks kui selline tegelikult juba vanas Roomas öeldi, et maksude kohta, et anna keisrile, mis keisri jagu ja jumalale, mis jumala jagu. Ikkagi suurim maksukoguja on alati olnud kirik, kusjuures absoluutselt sõltumata konfessioonist ja sõltumata geograafiast. Seda ütles ju ka Jeesus, kui ta seati nüüd ühe mündi teemal dilemma, et mida teha, et määras ära, et kas siin on jumala pilt peal või ei ole, andke keisrile. Jaa, muidugi. Nii et kirik on ikkagi võtnud just ja absoluutselt üksikisiku tulumaksu, sest enam-vähem oli paika pandud, see on 10% või mis ta on, aga just nimelt sinu tuludest. Aga kunagi hakkas riik kirikut nagu koomale tõmbama ja võimu oma kätte võtma, sest ütleme 400 aastat tagasi ikkagi kuningad pandi paika Rooma paavsti poolt või Bütsantsi patriarhi poolt, nii et kirik oli ikka tunduvalt tähtsam ja tema juhtis vägesid, tema kehtestas maksusid, aga kapitalismi arenedes, kapitalismi tekkides, siis juba riik võttis maksusüsteemi kindlalt oma kätte. Seega siis kapitalism on kirikuvastane. Konkurent ei pea alati vastaline olema, sellepärast et ütleme, Eestis on mitu parteid, 6 tükki on Riigikogus esindatud, eks ole, ega nad sellepärast üksteise vaenlased ei ole, nad on konkurendid, aga kui võrrelda nende erakondade valimislubadusi, erakondade programme, kas või põhimäärust, eks ole, kõik nad on loodud selleks, et edendada Eesti riiki, et Eesti rahvas hästi elaks ja blablabla, nõnda edasi. Nad peaksid olema kõik sõbrad, aga nad on konkurendid. Konkurent ei ole alati vaenlane. Hetke seisuga, vaata, leidsin mina artiklikese Inga Raitar teise kirjutanud, no loomulikult mitte nii peavoolus, vaid ikka selles kõrvalvoolus, mille vastu tuleb võidelda viimase tilgani ja enamgi veel. Aga praegu on see sotsiaalmeedia veel alles ja seal on taas
teemaks võetud kortermajade remont ja kortermajade remondilaenud, mida peab hakkama maksma ja Inga Reiteri näitel tõuseb kuumakse niisugustes majakestes 200 euro võrra ja see kestab paarkümmend aastat. No näiteks minusugune oleks tänuväärne materjal, sinusugune ka, sest 20 aastat, võib muidugi välja vedada, aga kahtlane. Samas meenutaksin ma siia juurde, et juba aastat 7-8 tagasi, võib-olla enamgi, olid, kas see oli nüüd Saksamaa, tõenäoliselt Saksamaa pakuti laenusid. Ma ei mäleta, vist ikka omale elamise sisse seadmiseks pakuti 50-aastaseid laenusid. 20-selt võtad, 70-selt lõpetad. Ja vaata, see on üks huvitav orjastamise vorm. Pangad ruigavad rõõmust, mida enam neid laenusid kaela määrida ja mida enam siis satub hätta ja on sunnitud kõigest loobuma. See viib jälle mõtte niisuguste asjade peale meil siin majandusjeekimid, funktsionäärid, ma ei oska nende tiitleid öelda, ma ütlen siis jeekim, sellepärast et ebamäärane ta on, aga nad tulevad välja mõttekäikudega, et nüüd võtku Eesti palju laenu ja tõmmaku majandus käima. Punkt 1. Me laename, tähendab Eesti, tähendagu see mida iganes, laenab. See laen kantakse panka. Ütleme, pank maksab 1%. Aga pank laenab välja 7-8% ja see tähendab, et pank muutub rahvavaenulikuks üksuseks, sest pank tahab rahvalt seda raha, mida veel emiteeritud ei ole ja selle saamiseks peab lihtsurelik võtma kas uue laenu või kellelgi oma kaaslastest naha üle kõrvade tõmbama ja siis muidugi peavoolumeedias saame lugeda, kuidas pank edendab majandustegevust, tänu pangale on prõsses kõik. No vaata, aga nurga peal on pood, eks ole, olgu ta Rimi või Selver või mis iganes. Seal keeratakse kaupadele võib-olla 50, võib-olla 100% otsa, eks ole, aga ta edendab ju kaubandust ja ta annab sulle süüa ju, sest kui poodi ei ole, no kus sa ostad siis sinki, vorsti, karduleid ja viina ka. Nii et pank, tema osutab ju sulle teenust, annab sulle laenuraha ja muidugi tahab ta selle eest kasumit teenida. Huvitavam on see, et meil keegi kellelegi 50 aastaks laenu ei anna ja ka äriprojektid ei ole meil 50 aasta peale arvutatud või arvestatud või planeeritud, sellepärast et meenutades meie valusat ajalugu ja mitte vähem õnnetut geograafiat. Sa pead nüüd silmas seda 700 aastat orjaaega või 20 000 aastat kiviaega või? Ei, ma mõtlen just viimast aega. 700 aastat nii-öelda orjaaega, see oli väga stabiilne aeg. Oleks võinud kas või 700 aastaks laenu anda. Aga ja tänapäeval Eestis ei usalda keegi nii pikki projekte ette võtta, aga pankadega on see huvitav asi, et kui riik laenab kuskilt raha, riigile antakse laenu ilma tagatiseta. Tähendab, ei no tagatis on, aga see tagatis on tulevaste aastate laekuv maksutulu. Saate aru, tulevaste aastate laekuv maksutulu. Ta laekub või ei laeku, kui rahvas vaesub niivõrd, et maksuid ei maksa, keegi riigilt ei võta tema territooriumilt elektrijaamu, sadamaid, laevu, lennukeid, ei, tagatist ei ole. Aga pank konverteerib
selle kõik tagatisteks. Kui sa võtad pangast laenu, siis annad tagatiseks oma kodu, oma auto, oma, ma ei tea, mida sul kõik iganes on, aga kõik sinu vara kuulubki pangale. Ja pank viskab sinu paljaperselise, nagu sa siis oled, riigile tagasi ja riik peab panema su kuidagi sotsiaalkorterisse või kui sul on ettevõtlikkus, siis sa võid ju panna kõik ühele kaardile. No 15 minutit hirmu ja võib-olla oled rikas mees pärast seda, aga kui ei ole, siis võtab riik su hoiule suletud territooriumile, kus sul on raamatukogu, tasuta hambaravi ja sa oled peaaegu paradiisis, ainult et kuhugi kaugemale minna ei tohi. Ja veidikene nagu piiratud territooriumile piiratud seltskonnaga, jah. Seda küll, aga... Valitud seltskonnaga. Määratud seltskonnaga. No, jah. Valitakse kohtunikud, jah, aga see seltskond määratakse. Jah, aga vaat me alustasime, tähendab seda nagu loogiliste rida korterelamutest, millega tuleb midagi ette võtta. Korterelamutest 30 aastat tagasi, kui need meie korterid herastati, siis oli sunnitud käik, sellepärast et elamufond oli enamasti kohaliku omavalitsuse oma, mingi osa oli veel riigikesel kah sees, aga kohalik omavalitsus ei jõudnud enam elamufondi ülal pidada ja see oli sundkäik mingite tühjade lepalehtede eest, erastati ta sunniviisiliselt inimestel ära ja sealt siis ka korteri omanike lai seltskond 70% Eesti inimestest elab oma elamispinnal ehk oma korteris, millisest korterist, milline korter moodustab tegelikult kahemõttelise osa mingisugusest kinnisvarast ja sinu käes on 16 5190 sellest kinnisvarast ja see on väga kahemõtteline osa. Saksamaal 70% elanikest elavad üüripinnal ja on vägade rahul. See üür võib natuke tõusta ja mis siis nad maksavad üüri. Nemad ei vastuta, seal korterelanik ei vastuta ei katuse, ei veetorude, ei muru niitmise, mitte millegi eest. Ja kui talle ei meeldi, kuidas peremees käitub selle majaga, kats tilgub, mida iganes, ta viskab peremehel need võtmed ja läheb naabermajja ja üürib korteri sealt. Tema eelistab niimoodi. Jah, ta eelistab vältida võimaliku kaotuse kibedus, sest ühel hetkel võib ju tekkida olukord, kus, no tead, kui ilus reklaam oli, müüa äravedamiseks mõtteline osa majast. Jah, mõtteline osa, selle mõttelise osaga käib ka mõtteline vastutus ja väga ere näide on Tallinnas Pae tänav 25, eks ole, kus katus maha põles ja mitu aastat läinud ja katust ikka peale ei ole, sest ei olnud korralikku kindlustuslepingut. Elanikud õigel ajal ei tundnud selle vastu huvi, sest nende huvi oli võimalikult vähem maksta, ehk siis ühistu juhatus sõlmiski kõik see odavama lepingukesed vähem maksta ja nüüd nii ongi, nad on praktiliselt kõigest ilma, seisabki seal kahemõtteline osa seinu ja vahelagesid, katust peal ei ole temsed. Aga see on väga ere näide, sellepärast et väga paljudel korterelamutel ei ole korralikku kindlustuslepingut, elanikud ei kogu korralikult amortisatsiooniraha ja vahe on selles, et kui mina elan oma majakese, oma maja kökatsis, mis on minu väikse maja lapikese peal, ma arvestan sellega, et kunagi ta nii kukub kokku, võib-olla mitte minu eluajal, eks ole, aga sellega võib ka midagi juhtuda ja ma arvestan sellega, et siis ma pean uue ehitama. Aga inimesed, kes elavad selles suures betoonpüramiidis, kus on 120 korterit, nemad ei arvesta mitte kui millegagi. Nad arvavad, et nad elavadki igavesest ajast igavesti selles betoonpüramiidis ja kui sellega midagi juhtub, riik andis ju kunagi selle korteri, nüüd äkki annab uue. Vat. Aga ei anna. Siin kui
no mingisugune jeekim, kes on seatud meist kõrgemaks, keerab selle samuse kokku, siis ta astub tagasi. Kas lihtsurelik saaks näiteks, kui ta ei jaksa pangalaenu maksta, tagasi astuda? Vot huvitav ja kui minister võtab oma haldusalas mingi tohutu laenu, raiskab selle raha ära, korraldab igavese kobarkäki, siis ta võtab vastutuse. See tähendab seda, et ütleb, mulle enam ei meeldi see ministeerium ja läheb sealt minema teise ministeeriumi. See tähendab, ta võttis vastutuse. Aga sina, peremees, kui sa keerad ilge käki kokku, eks ole, laenad ennast lõhki, mängid raha maha kasiinos või korraldad veel midagi, eks ole, keegi ei lase sul vastutust võtta niimoodi, et sa ütled, mulle see värk enam ei meeldi. Jah, vaata, sulle saadetakse kiri, et kui teie ei tee niimoodi, naamoodi, kolmat moodi, siis meie oleme sunnitud nõudma võla välja sinu lastelt ja lastelt ja praegu räägitakse ka laiendatud vastutusest, et ka vanaemalt, vanaisalt nii kaua, kuni nad elus on ja veel võib-olla mingitelt tädipoegadelt peaasi, et kätte saab. Kõigepealt luuakse tingimused, et sa läheksid lõksu ja siis lüüakse see lõks kokku ka sinu sugulaste kohal, nagu ma aru saan. No siin on muidugi see, et näiteks pärandi vastuvõtmine on 30 päeva, kui ei ole reageerinud, siis me saadame sulle pakid ja sa võid ise ju küsida pangalt, et saatke mulle palun kena pakikene DHL-i kulleriga, vastutus olgu seal sees ja sinine pael olgu ümber, ma lähen uputan selle merre. No vaat katsu selle 30 päevaga välja peilida, kust paganama kohast sinu kadunud vanaema on mingit SMS laenu võtnud. Jah, ja ega ta pruukinud teadagi, praegu on ju niisugusi muide pangapettuste hulk olevat meeletult suurenenud. On ja mitte ainult panga, üldse pettuste hulk. Miks? Kas see on nagu, et inimestel ei ole oma vaba aja ja raha ja rikkusega midagi peale hakata ja siis tahavad natukene ka oma igavasse ja heasse ellu teravamaid elamusi šmugeldada või? Tead, see ei ole Eesti probleem. See on praegu ülemaailmne, kus juures, ma arvan, et Urbanitel toimub ka täpselt sama. Igal juhul Venemaa on täis igasugu pettusi ja värke. Euroopa riigid, olgu ta Hispaania või Saksamaa, ka toimub pidevalt pettusi ja nii Hispaanias kui Saksamaal pangad saadavad vastavalt hispaanlastele või sakslastele vähemalt 2-3 korda nädalas, 2-3 korda nädalas teateid, et olge tähelepanelikult, ärge kellelegi oma isiklikke andmeid, aga jumala hoidku pangaparoole jagage. No ega ise peagi jagama, praegu on ju, sa oled ise rääkinud Nõmme raadiostuudios siin siiralt ja ausalt, kuidas vestlesite, ma ei tea, mingisugusest muruniidukist või värgist ja pärast seda vestlust hakkas sulle telefoni tulema sellesama muruniiduki reklaame, osta meilt, palun osta meilt. See tähendab, et kui sulle pakub ühte ja sama asja 5 omavahel konkureerivat firmat, siis tähendab kõik, nad peavad saama infot. Jah, loomulikult nad saavad kõik infot ja võt sellega ongi seotud kõik need mingisugused konkursid, kus osalevad erinevad pakkujad. Kõik teavad, mis on hind, eks ole, ja nad kindlasti kas konsulteerivad oma vahel või nad luuravad oma vahel, kõik on teada. Nii et see on siuke täiesti tühja tuule tallamine, konkurents nii-öelda. Nii et võidab ikka see, kes on tugevam ja see võidabki. Või vahepeal võidab petis, neid pettusi on väga palju. Aga tulebki arvestada sellega, et isegi kui te jällegi naabrimehega istute sauna ees pingil, ärge oma mobiiltelefoni sauna võtke, kui see on kõrval, siis kui te räägite muruniidukitest, ärge hakake hooplema, kelle pangaparool on ilusam. Ja muidugi muruniidukitest rääkides ka, ma kujutan ette, et mingisugune salaanalüütik, kurat, nad on saunas palja tagumikuga, mis nad seal muruniidukiga teeksid?
jah, seda küll, aga neid tähtsaid otsuseid võib ju vastu võtta ka palja tagumikuga ja purjus peaga, aga kõige tähtsam on see, et ei maksa eriti tarka nägu pähe teha, kui sa võtad vastu tarka otsust, sest kõige lollimaid otsuseid tehakse kõige targema näoilmega. Ja muidugi see tark näoilme, arvestades meie näotuvastussüsteeme ja väidetavat pildistamist siin, seal ja kolmandas kohas. Ma muidugi ei tea, kes pärgel seda kõike läbi vaadata jõuab. Ei, seda vaatavad läbi robotid. Tähendab, mis puudutab kaameraid ja siis, kui kedagi on tänaval röövitud, rahakott pihta pandud, no siis võetakse salvestustest välja pool tundi seda tänava nurka ja küll siis politseis mingid asjapulgad vaatavad seda. Aga mis puudutab kaameraid, autonumbrite jälgimist ja nii edasi, no mind see absoluutselt ei puuduta. Mul pole vahet, et kuskil on salvestatud, et minu auto sõitis see Haegvot üle selle ristmiku ja mis siis, kui ma ei sõida selle autoga panka röövima või naabrimest maha lööma, eks ole. Mul pole midagi karta, jumaluke, vaadake, salvestage, mul pole mitte midagi selle vastu. Jah, noh, muidugi mul on sellepärast, et saad aru, keegi on maksnud selle eest tõenäoliselt, siis mina, sina. Oota, sina ise maksidki. Jaa, et kaamerad oleksid, et nad oleks üles pandud, et nad salvestaksid, et salvestused oleksid pidevad. Seal peab olema ju täis inimesi palgal selleks, et kogu see süsteem toimiks. Seal peavad olema ees- ja perekonnanimed, otsustel allkirjad, jah, kaamerad ostame Sassilt, sest Sass lubas poole vahendustasust mulle sulas. No ja seda küll, aga me kardame seda kaamerat, mis on nähtav suur kobakas kuskil keset ristmiku posti otsas. Samas väga paljud inimesed, kui nad ostavad poest ja ostavad šampanja armukesele näiteks, ta maksab oma mobiiltelefoniga, enne seda tuleb telefon lahti teha, ta naeretab tobeda naeretusega telefonile ja siis asetab selle terminali ligi, terminal teeb küll, on makstud ja sinu lõust on salvestatud. Koos selle ostuga tuleb tagasi põhimõtteliselt, kui naine saab kuskilt selle info kätte, siis ta küsib, et kellele sa tobeda naeratusega lõust või see suu irvakil, eks ole, me ostsid selle šampa koju, sa seda ei toonud. No jah, siin on muidugi ka teine võimalus, et selleks kutsutud ja seatud inimene helistab su naisele ja küsib, et aga kuidas siis esmaspäeval see šampanja mekkis? Ja seda küll, aga vaata, kuna seda infot on ääretult palju, siis kätte saada see info, et keegi suvaline tegelane suvalises poes mingi suvalise pudeli ostis, see info sealt välja sõelud kätte saada on ääretult tülikas ja ääretult kallis lõbu. Ju siis kellelgi selleks raha on, et vajadusel sellega tegeleda, aga... Ja vajadusel võib luurata riigijuhtide taga või kui nad nii lollid on, et lasevad enda tagant luurata või mingid, ma ei tea, suurte ärijuhtide tagant, aga sinu tagant, kallis peremees, no kogu lugupidamise juures ei hakka keegi luurama. Ajalugu natukene teades... Sa ise ei pruugigi teada, et sa oled tegelikult Putini agent, aga keegi ütleb, et meil on vastavad salvestused olemas. Guilty! Kuule, kui keegi niimoodi väidab sinu kohta, siis otsi seda naabrit, kes sinu peale kittus. Seda muidugi, aga samas, noh vaata, ma ei taha seda teemat puutuda, aga... nii nimetatud poliitvange, kui palju Eestis praegu, nad ei ole vangid, võib-olla nad istuvad eeluurimise all ja istuvad. Kuna isegi nõuka ajal ei olnud mitte mingid poliitvange, nad pandi istuma pederasti eest. Ja seda küllaltki sageli, aga noh, Tiit Madissoni juttudest tuleb välja ikka ka mingi poliitiline paragrahv aeg-ajalt ja siis
tänu millele olevat isegi krimid eemale hoidnud. Kui sa poliitilisele paugu paned, siis oot, aga tal pidid olema poliitilised stiimulid või motiivid või kuidas seda kutsuda. Jah. No vaata, omal ajal kriminaalide seas oli kõva aukoodeks, näiteks vargad mitte iialgi ei läinud advokaadi korterisse sisse murdma ja sealt midagi varastama. Ja kui eksikombel midagi sellist juhtus, siis järgmine päev tagastati advokaadile kõik pihta pandud vara suurte vabandustega. Advokaati võib alati vaja minna. No jah, vaata siis oli see värk suti teistmoodi. Siis oli ju, muide Tartu Ülikooli alt anti välja, see oli siiski nõukogude aja lõpus, rotaprinttrükiga üks kangesti vägev teos ja ma tean, kellel see võib veel alleski olla. See oli kuritegelik subkultuur tätoveeringutes. Ja. No see oli see aeg, et kui sul kas või siin oli üks punkt valesti, siis või kuidas seda öeldi. Ja ma mäletan, kõvematel kottidel oli siin niimoodi 3 punktikest. No 3 või 5 või istutud aastad. Aga jah, praegu... Ei, praegu tätoveeringud, tähendab see nii-öelda teadus on kadunud, on jäänud puhas kunst, eks ole, aga kunst on väga lai mõiste, nii et sitta Jõn Purgis on ka kunst. Ja vaata, siin ongi kunsti küsimus. Üks asi on nüüd kunst ja teine asi on täpselt samasugune sõnum. Ja ideaalis muidugi on nad kokku sulanud, et sa mõistaksid nii kunsti kui sõnumit. Aga arvestades, seda ma ütlesin juba 20 aastat tagasi, et praegu peab ütlema ikka mõne asja kohta ekstra ropusti, et seda tähele pandaks, sest inimesed on niisuguste asjadega harjunud. Ja ma kordan taas üle, see sita Jõn Purgis, see oli sõnum, et te vahite igasugust sitta kunsti pähe ja ostate ja müüte või kui eestlane sinna ei pääse. See on liiga kallis lõbu. Ja siis, kui te esimest korda näidate, aga pärast on seda mitu väga palju näidatud, eks ole, aga see pole enam kunstiga midagi plagiaat. See oli nüüd, vaata, keegi olla selle pihta pannud ja siis olla uus tehtud, ma ei tee nalja, see liikus meie meediast läbi. Ei, seda küll, aga neid nii-öelda performanceid on küll ja küll, mis on tehtud materjalidest, mis hiljana mädanevad ja mida tulebki aeg-ajalt uuendada. Kuule, aga kunst, ka teater on kunst, eks ole, teatritükk on kunst ja mingi ballett, eks ole, mis sa oled ära vaatanud, no kõik balleriid on koju läinud, ta ei ole igavene, nii et tahad veel vaadata, siis osta jälle pilet ja mine teist korda. Seda muidugi ja ega siis teater on teater, ega ei ole midagi jubedamat, kui ütleme lõpeb ära, ma ei tea, Hamleti etendus, sa mõnusasti lähed naine käevangus saalist välja, vaatad üle õla, kurat, laval on valgete kitlitega meedikud, asetavad laipu kanderaamidele, viivad minema. Ja mida iganes, mina ootan ikka huviga, millal siis Otello etendust muudetakse ja siis tähendab, ei tohi ju alavääristada ega naeruvääristada teist nahavärvi inimest, siis peaksid kõik mustanahalised olema või kõik valged olema või ma ei tea, mis sellega välja mõeldakse. Ei tea, see on, üldiselt oleme realistid. Hollywood käitub leeninlikult. Hollywoodis teatakse, et filmikunst on kõrgeim kõikidest kunstidest, sest inimesed näevad oma silmaga nii Araabia terroriste, nii pilootprojekti kaksiktornide kokkulangemisest, India terroristid olid mängus, aga siis tehti mingisugused majanduslepingud ja India teema kadus ära. Ja igas Hollywoodi filmis on ka
väga oluline 2, 3, 4 rida, mis tahes-tahtmata jäävad su alateadvusse, nii et kui see ilmub mõnes perioodikaväljaandes, siis sa juba tead, et see on tõsi. Jah, ikka Hollywoodi filme teevad ikka suured tegijad, eks ole, kes mõtlevad läbi ka hulganist igasuguseid detaile ja kui sa mõnda head filmi vaatad teist, kolmandat, võib-olla 4. korda, siis sa vaatad juba mingeid taustu, eks ole, ja sa näed seal ka mingisuguseid ääretult huvitavaid aktsente, mida sa esimese korraga ei pannud tähele, aga sinu alateadvusesse nad jõudsid juba esimese korraga. Jah, sa näed tegelikult tervikpilti, sa jätad meelde tervikpildi ja järgmistel vaatamistel see, mida sa arvad olevat avastamisrõõm, see on suuresti äratundmise rõõm. Aga mis puudutab Vladimir Iljitš Leninit, tema ütles jah, et kõigiks kunstidest on meile kõige tähtsam kino. Ta ütles seda sellepärast, et tol ajal internetti ei olnud. Internetti ei olnud ja oma silmaga näha, see on väga oluline. Tuli ju kunagi ammu Nõmme raadiolegi. Ma ei räägi telefonikõnest, ma räägin parem sellest kirjatükist, kus öeldi, et ma vaatasin dokumentaalfilmi, kuidas, ma ei tea, mis sajandil veeti neegerorjasid Aafrikast Ameerikasse, küll need olid ikka jubedad inimesed ja ta oli veendunud, et see oligi dokumentaalfilm tehtud 1564 ja nii edasi. Nojah, mis parata. Muidugi tol ajal 1534 ja mis iganes kino ei olnud, aga laatadel olid nukuteatrid, nukuetendused. Nii et need andsid küllaltki palju infot. Nad olid ühiskonna kriitilised ja isegi... Kas see oli nüüd kunst või see oli sõnum? Ei, kindlasti oli see sõnum. Ja see oli kunst ja see oli sõnum. No nii nagu ajalehe tegemine on ka kunst ja sõnum. Ikkagi ta on kunstiline, see on sõnum, mis on pandud kunstilisse kujundusse. No see on möla ja manipulatsioon. Käivad käsi käes. Jaa, aga ta on pandud ka sellisesse vormi, eks ole, et ta oleks meeldiv juba kaugelt vaadata, et sa jookseksid selle kioski poole ja ostaksid sealt selle lehe. Et kui see leht on väga kole, eks ole, kui ta on rotaprindi trükk, sa lihtsalt ei osta seda. Kuigi muuseas tänapäeval, kui ma läheksin kioskist mööda ja keset kõiki neid klantspiltidega ajakirju ja värke näeksin mingit rotaprindi trükki, siis ma ostaks selle ära. See oleks, ta esiteks erineb, teiseks võib ta olla meeletu rariteet ja kolmandaks ta võib sulle pakkuda äratundmisrõõmu ja palju muudki. Kuhu me siis nüüd ja ka äratundmisrõõmu juurde, sellepärast, et kes ikkagi ajalugu mäletab, no see leiab ka tänapäeval väga palju äratundmisrõõmu, äratundmiskurvastust, mida iganes, lihtsalt äratundmist. Aga mis emotsioone see sinust tekitab, see äratundmine? No eks see sõltub sinu kogemustest, sinu haridusest, sinu mõistusest. Nii et jätkugu sul mõistust ikkagi ära tunda. Ja siis sa võid ka tänapäeva sündmustest enda jaoks õpetust võtta. No see on siis jätkugu sul mõistus siit maalt siiamaani ja mitte tolligi rohkem, sest muidu sa saad ju aru, millele ma vihjan. Vaat just sellepärast, et sul ongi mõistust. Ja siit maalt kuni siiamaani, see on mõistus, mida sa deklareerid. Tegelikult sul võib olla tunduvalt rohkem. Ära seda deklareeri. Mõtle selle üle ise kodus, aga naabrimehele ütle, võt siit maalt siiamaani. See on tegelikult omamoodi geniaalne lause ja võiks minna ajalukku. Deklareeritav mõistuse osa. Sest kodus, ega sa kodus ei pea olema selline kui avalikus ruumis. Tõmbad kardinad ette ja kustutad tuled ära ja ma ei tea, mis need legendid kõik olid ja siis
siis... Ja siis räägid oma naisega ja räägi täpselt nii kaua, kuni sa temaga tülli ei lähe. No seda muidugi, seda aga muidugi. Kui sa lähed oma naisega tülli, ise oled loll, miks sa valisid endale sellise naise? Sul oli valiku võimalusi. Tead, anekdootlikult võttes tõmbad kardinad ette, vaatad, et keegi ei kuule, keegi ei näe detsembrikuus ja siis paned jõulupuu külge nõukaaegseid ehteid ainult selleks korraks ja õhtul korjad kõik ära. Ja siis naabrimehel öelda, et näed, et just sellel päeval ja sel ajal olid tal kardinad ette tõmmatud. Ju ta siis midagi seal harrastas. Koputa, mis siis muud kui koputa ja võt sedamoodi, võt sedamoodi, no jälle ilus. Koputa telefoni teel, selleks on isegi välja kuulutatud vastavad telefoninumbrid. Jah, näed, avalik õiguslik koputamine. Ja. Nimi toimetusel teada. No publicity, ainult toimetus teab, et sina seda tegid. Ja seda küll, aga ära tee midagi sellist, mis on sinu südametunnistusega vastuolus ja siis pole hullu midagist. No südametunnistus sellest ei... Viktor, see on atavism. Kust seda saab? Kust saab südametunnistust? Ja palju see maksab? Aga heakene küll. Herr doktor Viktor Vassiljev, täna paneme siia 3 punkti ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.